Kaunist laupäeva kõigile esiliiga jalgpallisõpradele siit Lilleküla harjutusväljakult, kui kohe-kohe oleme alustamas esiliiga 19. vooru kohtumisega, kui omavahel on täna vastamisi minemas Tallinna FC Flora U21 võistkond ning nendele annab madala palli. Veel jätkuvalt seal hästi Floral pall liigub ja sealt saab peaga esimesena peale proovida Kukk, aga hetkel oli seal Okoro, see mees, kes sealt hooajal, oi-oi-oi, kas siit nüüd natuke juba ohtu ka ja siit võtab ka kohe kollase kaardi endale Eensalu ära, seal paha kokkupõrge Rebasega toimus ja või siiski oli see Pangura. Jah, Pangura. Noh. Ja siit tuleb esimene pall ka ja ka õnneks Kaur Kivila Flora. Õnneks siis hetkel selle kinni püüab ja siit olukord elimineeritud sai. No hetkel minule jäi muidugi märkamatuks, kes see Elva poolt seal oli, kes... Nüüd on Floral ja võimalus ja Lepik! Lepik näitab, et miks tema nimi ka meeste A-koondises. Aga hetkel siit nüüd on Alamaa kastis Lepik veel! Minutiga, nagu ma ütlesin, et Lepikul on see kuldne puude kuskil olemas ja nüüd lähebki Flora 1-0 seda kohtumist juhtima. Nüüd Jagodinskis on Richard Toomi peale ülipahane. Pangura ning jätkuvalt on seal pusimist palju ja nüüd teeb Kivila otsustava sekkumise. Ja pall tuleb kasti jätkuvalt ja küljevõrku lööb selle hetkel seal Jagodinskis. Nii et Elva ei olnud ka üldse. Alamaa ja korralikult peab hetkel nüüd Rebane sekkuma, aga olukord ei ole veel läbi. Eensalu paneb palli teele, aga seal on õnneks kütt ees olemas, aga Flora ja läheb sealt Oja lööma. Jätkuvalt Floral on võimalus. Kukkonen! Postipõrkest lööb Flora oma teise ja Marten Kukkonen on see mees, kes selle värava ära lööb siit 58. minutisse. Ja Flora on tulnud täna siia eesmärgiga 3 punkti järgi minna ja nüüd tehakse ka ära see vahetus, kus Mark-Hendrik Kuke jaoks mäng saab läbi ja tema asemel number 93 Jaron Silm mängu tuleb. Ja noh, eks meil on nüüd hea võimalus minna, kas Rikko Piil suudab tema ees seista. Pall tuleb kasti juurde ka Villems! Ja noh, oi. Ja nüüd nagu näha, näete ka siit täna esimest korda. Sellega pole Flora rünnak veel läbi. Alamaa tõstab palli kasti ka, aga seal on kütt peaga vahel. Vahermägi ja sunnib seal Rebase sõrmed vahele saama ja siit tuleb Põltsar läheb lööma, lööb otse peale ka, aga see läheb otse küljevõrku ja väga hea terav pall siit Põltsarele. Lani tõstab veel omakorda kasti ja Villems peaga saab veel suunata ka ja ka selgelt üle see hetkel läheb. Ja Tallinna FC Flora U21 võtab siit kohtumisest 2-0 võidu